aga täna siis on poolfinaalis Pärnu ja Järvamaa. Ja siis nii palju, et veerandfinaalis suutis Pärnu alistada Selveri skooriga 3-1 ja siis teise mängu kaotas 2-3, aga geimi võite oli rohkem. Järvamaa suutis alistada meeskond Tähe 3-0 ja 3-1, nii et üsna kindlalt sai ka edasi. Aga jah, nii-öelda vaadates 100 liigat, siis Pärnu on liigatabeli tipus ja Järvamaa on punase laterna rollis. Nii-öelda see selleks, aga poolfinaal ja usun, et Järvamaa võistkond seda võitu kindlasti läheb tahtma ja meie Hilliuse kand on siiamaani olnud libero koht, et ma nüüd ei pane tähele, kas Alo Lengert on väljakule tulemas või mitte, et Priit, kas sa märkad? Kõigi eelduste kohaselt peaks Alo täna platsile tulema, et kui rääkisin paar sõna varem meestega juttu, siis öeldi, et viimased 3 trenni on Alo käinud kohal ka, nii et täna võib siis oodata Alot platsile. Kes ei ole kursis, siis teadmiseks, et Järva meeskond on see hooaeg mänginud põhimõtteliselt ilma liberote. See tähendab, et on küll täidetud libero kohta, aga tegelikkuses Alo Lengert on ainus libero ja nii-öelda varu liberot ei ole, et see on teised mängijad siin Orutar eelkõige täitnud seda. Ma loodame, et see koht on natuke parem, et kui me vaatame eelmise mängu nii-öelda lätlastega mängu statistikat, siis selgelt see Järvamaa üks nõrki kohti oli ja loodame, et see on täna parem. Aga kindlasti Rakveres saab raske olema, et ega vaadates ka täna platsile ja vaadates soojendus, siis mitte Rakvere, Pärnu vastu. Et Pärnu mehed on väga enesekindlad, et on näha, et seda tulnud kindlalt võidu järgi. No, see sul Rakvere on jube hinge peal täna, et mitmendat korda eksid juba, aga jah, ega vastuvõtt oli tegelikult mitte ainult eelmine mäng, vaid ka varasemates mängudes ja tegelikkuses ka juba eelmine hooaeg, kui Alo isegi oli platsil, siis võib-olla vastuvõtt on olnud meie nagu nõrgemaid kohti. Nii, aga mäng läks lahti ja Pärnu läheb rünnakule ja nüüd on Järvamaa võimalus rünnatu. Keiro Vantsi tõstab, Virka Vantsi lööb, aga ilusasti oli ühene plokk ees. Et Andrus Raadik siis. Jah. Et kui eelmine kord Järvamaal E-Piima spordihallis, siis Raadik sai vigastada teatavasti. Väikses varbas oli väike mõra sees. Nii. Järvamaa saab kätte, tõsta Virka Vantsi ründab. Nii, Pärnu võimalus. Ja taas Raadik. Et algus ei ole kõige paremalt, tõsted on natukene kehvad olnud, aga Raadik lõi praegu üsna raske palli ära. Meil küll 2 plokk ees, aga sealt 2 ploki vahelt läks läbi. Ja Markus Keel jätkab servimist. Planeerib Alling, Alo Lengert raskustes vastuvõtmine, suudame palli üle toimetada õnneks. Nii, tõste ja tuleb Pulgalt. Indrek Pulk oma seaduses, et muidugi raske saab olla Indrek Pulka kinni panna, et tegemist on väga osava mängijaga ja kahju, et Indrek Pulk sellel aastal suvel ei mänginud EM-turniiril või võistlenud Eesti koondise eest, vaid otsustas õppida. Aga näha, et vorm on hea, aga nüüd ei õuekalas. Palli maha ka antakse millegi pärast pooleks pall. Kandis ennem jah vile, et kas oli teine pall platsile tulnud. Muidu oleks me silmad pääsanud. Aga skoor on 3-0 Pärnu kasuks ja Keel jätkab servimist. Orutar raskustes vastuvõtuga ja järjekordselt tuleb siis Andrus Raadikule punkt. Täna on 4 punktist on 3 Raadik juba löönud. Nagu ütlesime, et see mäng saab meie jaoks raske olema, et Pärnu ei anna mitte midagi lihtsalt. Ja hüppel planeeriv serv, et on Järvamaa jälle raskustes ja Virko lööb ja napilt auti. Et nüüd on vaja ennast kokku võtta, et 5-0 ja tuleb meie poolt esimene time out. Jah, et paistab, et Villi Vantsi sai ka aru, et meeskond on tugevates raskustes. Küll kui vaadata siin nüüd nagu sooja tegevaid mehi ka Järvamaa poole pealt, siis paistab, et Mesila on hetkel veel pika stressis, see on pisut üllatav. Mesila on muidu meil algkoosseisu mees kogu aeg olnud. Ja peamine diagonaal olnud senimaani. Ja ka Ilmar Mõttus samuti on nagu pika stressis. Võib-olla see on alles nii-öelda mängu algus ja minu meelest ka ühes mängus vaatida ka Mesila sisse niimoodi 9. ja 10. punkti pealt, aga Mesila
iseenesest füüsiliselt head eeldused, aga ebastabiilne olnud, et tegelikult, et need rasked momendid on ta nii-öelda küll õnnestunud, et iseenesest on... Nii, ja Markus Keel taas planeerib palling. Tõste, suudame palli üle toimetada, aga ei saanud korralikku rünnakut saada ja nüüd Pärnu pool saab uuesti rünnata. Esimene kord saame korraliku ploki ette. Taas plokk ees pulgale löögile, aga nüüd taas Raadik tuleb ja oli vähe pikem pallivahetus, kui seni tänaseni olnud, aga lõppes ikkagi Pärnu punktiga 6-0. Markus Keel jätkab seda serviseeriat. Planeerib palling, Alo Lengert, Kerovansi tõstab, Õue Kallas. Ja nüüd oli kahene plokk ees ja ploki ladvas siis tuleb Järvamaale esimene punkt. Et vanameister Kristjan Õue Kallas siis tõi selle silma ära Järvamaale. Oli ka viimane aeg. Jah, tõesti. 1-6 meie poolt vaadatuna. Nii, ja Virko Vantsi on tugev serv. Nii üsna korralikult õnnestus, aga Pärnu sai rünnata. Nüüd on Järvam võimalus. Keiro Vantsi tõstab, Õue Kallas, ühene plokk ees Raadikult ja väga edukalt pani selle ühese plokki, et näete kohe kordust. Ikkagi nii, et me oleme need ühese ploki vastu peaks ikka ära lööma, et me maru lihtsalt oleme ploki sisse löönud, et aga eks Pärnakate plokk on ka tugev, et kui Raadik pole kõige pikem mees, et aga on juba minu meelest teine ploki punkt. Nii, Raadikult tugev serv, Õue Kallas võtab vastu. Tõste, Virko Vantsi läheb ründama, kahene plokk ees ja õnneks plokk ei saa nii korralikult ette, et pall meie poolele tuleks tagasi, vaid saame punkti, 2-7. Ja Õue Kallas siis servima meie poolt, et no nii, Õue Kallase Arsenalis on mõlemad tugev serv ja planeeriv, seekord tugev, aga läheb pool meetrit üle otsajoone ja esimene tehniline time-out, seisil 8-2 ja te saate vaadata natukene kommertsteateid. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Ja tere tulemast tagasi. Esimene game, skoor on 8-2 Pärnu kasuks ja Pärnu jätkab ka servimist. Harri Palmar seekord. Nii nagu me siin reklaami all arutasime, siis üsna nutune seis ja loodame, et see mängu tuleb natuke põnevus ka. Richard Orutar, Kerovansi tõstab ja Ruul ründab, kuid... Ja võrgus siis, Kõresaar võrgus tundub. Jah, seda korda vedas meil, et tundus küll, et saadi juba käed ka alla, aga õnneks ei oldi ka võrgus. Nii, Mati Ruul. Planeerib palling, saab korralikult kätte tõste ja oi. Hästi keele poolt mängitud tõsteks, et oli raskelt peal, aga ühe käega ilusti tõstis ära, et ja löödi esimest tempost maha. 9-3. Ja läheb Indrek Pulk servima, kellel on väga tugev serv. Nii, Alo Lengert saab korralikult kätte, tõste, Orutar, palli küll üle, aga mitte korralikku lööki. Nüüd tuleb Pärnu võimalus, suudame päästa. Keiro Vantsi, Järva on võimalus rünnata. Orutar ja napilt auti, et Orutar tegi niisugust 2 rahvaliiga lööki niisugust, et kergelt palli alt läbi käega, et esimene teisele oli küll võitlust, aga seda otsustavust jääb puudu meie poole, et selle loid on natuke mehed ka, et nagu ei minda seda maha niisuguse hea teravuse või jõuga lööma, et aga
Pulk jälle servimas, Õue Kallas meie poolt vastu. Virko Vantsi. Nii, Järvamaal taas võimalus, Orutar nüüd ja kas ei olnud puudet, kui apelleeriva puute peale. Ei olnud. Kohtunikud ei muuda otsust, et kuigi Õue Kallas vaidleb natuke, aga napilt auti, et ei ole ka õnne, et 3-11 üsna raske seis, kus välja tulla. Jah, et meeskonnad liiguvad erineval kiirusel. Pulgalt tugev serv. Virko Vantsi ründab, aga korralikult on kahene plokk ees. Järjekordne punkt Pärnule. 3-12. Paistab, et seda korda siis Timo Tammemaa käed olid need, mis teeb plokipunkti. Nii, Pulk. Nii, Orutari peale ja kas tõesti ei puutunud? Sai eest, ei ole puude ikkagist, et leidsid Orutari üles, muidugi eelmise mängu statistikast on ka näha, et kelle peale servida, et aga keeruline seis. Ja Villi Vantsi võtab teise mõttepausi ja skoor on väga nutune, -10 Järvamaale juba. 3-13. Kui räägime täna kolmapäevasest päevast, siis võib öelda, et saali on ka tegelikult üsna palju rahvast kogunenud ja kui räägime, et on töönädal ja kell on juba üsna hilja, siis on isegi Pärnu fännid on kohal, et neid pea 10 ja Järvamaa fänne, et hea meel, et vähemalt T-saal leitud on. Aga täna see mängupilt kindlasti fännide ootustele ei vasta. Jah, et ega Järvamaa hooaeg, nagu me ütlesime, on üle kivide kända läinud senimaani ja ega see nädalavahetuski lihtne ei tule, et minnakse Lätisse, mängitakse nii Jelgava kui Osolnikiga. Mõlemad tugevad vastased, aga Indrek Pulk taas servimas ja hüppelt serv tugev tuleb. Õue Kallas võtab vastu, Virko Vants võtab 4 peale ja Orutar, 3. plokk ees, Järvam saab uue rünnaku võimaluse. Suudetakse palli üle toimetada. Tuleb Pärnu ja Timo Tammemäe lööb keskelt. Jah, et ei olnud siin, ei olnud võimalust, et ilus tempo rünnak ilma Pärnu. plokita täiesti löök, et ei olnud väga lihtne punkt, et ja on näha, et meestel ei ole mängukirget. Eks nähale kaua Aavo kell hoiab esisatsi koos, aga no nüüd äss, et väga lihtsalt, et siin ei... Pulga poolt, et tõenäoliselt paistis, et kõik ootasid. Võrku. Kõva pauku ootasid, jah, aga väga hästi mängitud, et selline keerav pall otse võrgu ette ja kukkus maha. Nii, ja nüüd tuli tugev löök. Aga seda korda auti ja 4-15. Ega ei oskagi meestele midagi soovitada, et mida siin teha. Keeruline tõesti, jah. Keiro Vantsi meie poolt servimas, et tuleb siis planeeriv serv. Kõrjasaar võtab vastu, eksib vastuvõtul ise lööma, aga leiab üle ploki ladva napilt ja löövad ära, et kuigi pärrakatel ei olnud serv käes ja kõik, aga lõi ilust ära. 16-4, läheme teisele tehnilise time-outile. Kohtume hetke pärast. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, aga oleme tagasi eetris, et Pärnu poole pealt Kõrjasaar servimas. Jah, ja skoor 16-4. Kõrjasaarelt tugev löök, aga meie õnneks siis üle otsajoone. 5-16. Ja Orutar meie poolt servimas siis, et Orutarist tundub, et on Mesile asemel täna väljakul, et
aga eksib ka servil ise, et Orutar täna on küll olnud väga mage, et praktiliselt iga puude viga olnud, kui praktiliselt küll, jah. Aga ma usun küll ka Vili Vansi hakkab varsti vahetusi tegema, kuigi meie pink on üsna lühike, et seega vaadates Pärnu pinki ja mis mehed seal on siis. Suudame palli, ei suuda üle toimetada. Tänane mängupilt, täna võib rääkida kõigest muust kui sellest mängust, et eks täna on suur spordipäev, et õhtul on ikkagi jalgpallis on meistrite liiga ja Torino Juventus mängib. Kellega Torino vastu ninapidi kokku läheb, et nii, aga taaskord tugev serv ja kas jõuame päästa, ei jõua, et selles mõttes on ikkagi... On näha ka meeste liigutustest frustratsiooni, et Priime loeb ka siin natukene... Tahaks väga korra mehed kokku võtta ja kõva häält teha neile, et me hakkame nüüd mängima, et kaua võib, et tegemist ei ole Järvamaa karikavõistlustega, kus võib niimoodi jantida. Jah, et 19-5, et tõtt öelda siin nüüd... Ja nüüd õuekas sai veaselt lõi ilusti ära joone peale, et näha juba see liigutus sinna peale minek, et on kaua võib. Seda oli vaja. Et kui me hooajaga tervikuna vaatame, siis tegelikult fännide jaoks ja võistkonna jaoks on vaja silmad pähe saada, et eelmise aasta hooaeg oli Järvamaa debüütu hooaeg ja sujus see algus ka natuke paremini, et... Jah, tegelikult märgatavad paremini, et juba see, et suudeti teises mängus Rakveret võita eelmine hooaeg oli. See oli jah, mõtlen, et andis väga palju energiat. Laeng oli korralik. Ja nüüd eksivad Pärnaka, et libero lihtsalt palli tasid kaval, et see 4 tsooni panna palli, aga ei tulnud üle, et aga... 7-19, 2 punkti oleme jutti saanud. No, ei maksa siin vist lootusi hellitada, et suudaksime seda geimi päästa, aga ehk oleks suurepärane, kui saaks emotsioonigi positiivse, millega minna teise geimi. Nii, Õuekallas anitab ja leiab ülesse koha. 8-19, 3 punkti järjest. Oluline on ka see, et see geim ei ole niisugune kiire 10-25, et vesi pähe ja tegelikult mehed peaks saama natuke hoogu sisse, et teises geimis mängus sees olla, et liiga lihtsalt läheb muidu ära see. Priimägi siis servimas annab planeeriva. Ja on jälle Pärnakatel õnne läbi ploki, siis lõi ära meil Pärnakate kapten Raadik. Ja hoolimata sellest, kuidas tänane mäng lõpeb, siis toimub ka kordusmäng, mis on Pärnus 9. detsembril. Markus Keel. Õuekallas ründab ja... Ei. Tundus küll siit kommentaatori kabiinist hetkeks, et suutis ploki ära riivata, aga ei. 8-21. Tundub, et Pärnakatel on ka, pole ühtegi Pärnu mängu. Eelmist mängu vaatasime ära, aga tundub, et tempode vahetus on ka toimunud, et Tamar Nasser on muidu neil põhikoosseis olnud, aga täna on neil mängimas number 9. Halli Palmar hoopis Nasseri asemel, et on ka nii-öelda võistkonnast väiksed vangersed tehtud. Markus Keel servimas eksib. Aga eelmine kord Kaavo Keel ütles, et meeskond on nii ühtlaselt tugev, et kui jätta välja siin võib-olla Indrek Pulk ja liberona Järvekülg, siis ja võib-olla ka Markus Keel, siis kõik ülejäänud on pingilt on sama tugevad mehed asemele tulemas. Et ka tegelikult Kõresaari alustas eelmine pingil. Jah. No Kõresaar muidugi oli minu teada operatsioon tuli sellest välja, et hooaja alguses ka võib-olla vigastusest natukene, aga praegu ta on ilusti mängus sees ja usun, et see hooaeg näitab oma nii-öelda väga hea mäng, mida ta välisliigades näidanud. Sest tänaseks pole ju Nõmsalu veel, vanameister Nõmsalu pole veel platsile tulnud. Ja nagu sa ütlesid, Tamar Nasser samuti. Nii, aga nüüd Keiro Vantsi tegi kavala lükke ja läks läbi, et 10-23, et saime ikka kahekohalise numbri ette, et... Noh, ilus liigutus Keiro poolt, et tema leivanumber. Nii, Ruul. Aga ei, hoopis Õuekallas. Õuekallas hoopis servimat. Väike segadus siin on tekkinud, aga alumine kohtunik arutab midagi lauaga, et
saab kõik korda ja Juhaglas saab servima minna. Nii tuleb hüppe planeeriv. Liiber võtab ilusti vastu ja Raadik ründab, aga plokk on ees. Pärnu saab uue rünnaku. Ja. Nii, Orutar lükkab palli üles jälle Pärnu rünnak ja nüüd ei midagi. Et ilus tempo rünnak, et ei suudetud plokki ette. Ja Harri Valmar siis lõi selle palli meile maha. 24-10 ja täna on esimene gamepall. Valmar ise siis ka servima. Ja ütleme nii, et esimene game on tehtud, ega loodame, et Õuekallas saab Keiro vantsi. Keiro vaatab, et mehi, kes maha lööb, ei ole, et tuleb ise enam maha lükata. Sidemängijana võtab õnneks selle julguse endale. Nii, ja nüüd seda korda läheb siis Marti Ruul servima. Keiro vantsi on resultatiivselt teisel kohal meil selle 2 punktiga, mis ta toonud on. Ja nüüd ilusti lõpetab pulk üle plokki lööb ära, kes üle plokki, aga ilus löök. Nii, 25-11 ja läheme väiksele mõttepausile ja peagi kohtume taas E-Piima spordihallis. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift. See on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda. Simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Nii, oleme siis tagasi väikselt pausilt ja sai ka siin fännidega räägitud vahepeal, et arvati, et läheb veel mänguks. Ja loodame, et läheb, et kuigi vähemalt fännid on positiivselt meelestatud, et seda ei saa kommentaatorite kohta. Me oleme täna natukene negatiivselt meelestatud, aga võib-olla enesekriitilised. Aga tahaks rohkem energiat näha, rohkem ma ütlen viha sinna palli sisse panekut. Ja paistab, et Tamar Nasser ongi platsile tulnud, et Tamme Oksa asemel. Võis ka eeldada, et Pärnu hakkab tegema siin. Võib lubada endale vahetusi. Kuigi siin arutasime, et ega isegi kui tuleb Pärnu teine ešelon sisse, siis need mehed on ikkagi kõik niivõrd ühtlise tasemega, et see suurt vahet on, aga loodame, et saame oma mängu kätte ja Längert saab ilusti palli kätte, Jõuakas 4 pealt lööb ja võrgus oli keegi. Plokk võrgus, nii et juhime. Jah, esmakordselt täna. Et jalgpallis öeldakse, et hoiame seisu. Ja tähelepanek, et Mesila läheb servima, et ka Järvamaa poole pealt on toimunud vahetus, et Richard Orutar, kes oli siin -4-ga, lõpetas esimese game'i, siis on välja vahetatud Mesila vastu. Mesila on ikkagi resultatiivsem. Ja taas punkt Järvamaale 2-0, aga ma saan aru, et taas oli võrgupuude all, et kui me korraks veel tagasi eelmisse game'i lähme, siis statistiliselt seal on üsna koledad numbrid, mis meie poolt vastu paistavad, aga kui me vaatame pärnakate numbreid, siis ütleme väga hea vastuvõtt ikkagi 42%, et ja rünnaku realiseerimine ka 65%, et siiamaani kõik nagu õnnestunud. Ma pigem meie numbritest ei räägi, need on üsna koledad, et jah, aga saime ju kõigest 11 punkti, et unustame selle esimese game'i ja läheme edasi. Jah, 2-1, et hetkel Mesila eksis serviga, aga
Ja Pärnu ei eksinud, et... Meil väike segadus, Raadik servis, et Alo ja... Virko Vantsil jääksid jah, siin oma vahel. Sullimäed. No eks meestel natuke harjumatu ka, et tegelikult ilma liberote ju mängitud ka, et kui nüüd libero on väljakul, et natuke harjumist, et loodame, et Alo oma kindlusega leiab, et... 2-2, Alo Lengert raskustes, suudame palli üle toimetada. Tõuste Raadik ründab ja lööb meie liberod siis Alo pikali. Alo Lengert siin ei ole tõenäoliselt mitte enda esitlusega ega ka meestega rahul, et tegelikkuses korralikku plokki ei suudetud taas ette ehitada. Ja skoor on juba 3-2 Pärnule. Jah, nad praegu ilusti ründas kuue pealt, et ei oodanud ka keegi seda, ei oodanud plokki ja jälle Raadikult raske serv sinna. Suudame küll palli üle toimetada, aga... Tomar Nasser näitas, et võiks iga põhiviisikus olla ja pani korraliku löögi. Et praegu on... Just, kui Raadiku servid sinna Alo peale läinud, aga Alol pole õnnestunud neid kätte saada, et... Rasked servid on olnud. Et ühe tsooni sinna tuleb, 1 ja 6 vahele tulevad need, et ma usun, et ka järgmine serv on, et kuigi ta on üsna kiiresti keerab ennast maas ja pall, et jälle, et... Virko Vantsi ja Alo läksid kokku, aga nüüd saame vähemalt... Ei, suutsime küll palli üle toimetada. Esile lihtsalt annab üle ja pulk lööb ja siin... Korralik kaitsemäng meie poolt, Virko Vants saab rünnata ja... Ütleks, et töövõit tuli siit siis, et 3-4, et kaitses sai korralikult mängitud. Virko lõi korralikult maha, selles mõtlen, et natuke viha sisse ja 3-4. Nii, vanameister Kristjan Õuekallas. Leeri palling. Pärnu saab kätte, Kõresaar ründab, 3. blokk ees ja 2. blokk ja punkt Järvamaale, 4-4. Nii et ma ütlen, et see tuleb esimene game jätta esimesse game'i ja praegu on ikkagi mäng hoopis teine meie poole peal. Muidugi Pärnakad on eksinud ka algul, aga loodame, et see tasavägine võitlus kestab ja tuleb mängu ja natuke emotsiooni ka ja Õuekallas servimas taaskord. Nii Järve küll raskustes vastuvõtuga, aga Pärnu saab ikkagi rünnaku mängida ja oli küll ilus 3. blokk ees, aga mitte piisavalt tugev. Plakk vajus maha, et tuli koos palliga meie poole peale, aga midagi teha pole. Tamar Nassar siis servima Pärnu poole pealt. Ja aga taaskord segadus, et Alo ja Virko Vantsi, et oma vahel ei saa kokku leppida, kes võtab, et see on juba minu meelest kolmas kord selle game'i jooksul, et on tunda, et mehed pole harjunud sellega, et libero on väljakul ja tegelikult Alo peaks praegu sealt Virko ära kattuma, et üks segandab. Kuigi oma vahel on nad aastaid koos mänginud, et mõlemad ju samast kandist üles kasvanud, et kohalikud Järvamaa mehed. Aga kuidagi praegu on arusaamatu, et ei mõista, et seal mõlemad on ühe joone peal ka, et üks võiks siis nagu natuke eespool olla ja aga oma eksimused ja 4-6 meie poolt vaadatud. Nii, aga meeskonnad on tagasi platsile tulnud. Pärnu poole pealt siis jätkab Tamar Nassar servimist. Kogenud mängumees, 30 aastat vanust. Leeri palling, saame kätte. Mesila 2. blokk ees. Nii, suudame mängida rünnakuks, aga ei. Üritas kaua mööda käsi lüüa välja, aga läks ise võrku, et midagi teha pole. 7-4. Ja number 7, Tamar Nassar jätkab servimist. Ja Alo Lengert võtab vastu. Keero tõstab alt ja Mesila 3-sesse. Ja 8-4 teises skeemis lähme esimesele tehnilise timeoutile. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 €. Škoda.
Simply clever. Nii ja võrkpallisõbrad oleme tagasi mängu juures ja täname siis taas kord Ambla tantstüdrukuid. Jah, aga pean siit täpsustama, et enamus neist on ikkagi Paidest. Aga noh, initsiatiiv on ikkagi Amblast tulnud ja peab leppima sellega, et maakonnakeskus tantstüdrukuid treenib ikkagi Ambla inimene ja eks ta siis sealt on selle tuule tiibadest saanud, kui niimoodi nalja teha. Siin kui pealtvaatajad hästi aru ei saa, siis Rait siis hobikorras juhib ka Ambla valde. Aga noh, tõsisem pool on tal võrkpall. Oleks ta nii, et Priit, sa revid vanu vaavu lahti? No jah, kui spordis läbi ei löö, siis tuleb valde juhtida. Nii, Kõresaar. Järvama võimalus. Ja Virko lõi kavalalt, et seda ta oskab. Oli näha juba, et on raske lüüa sealt ja kogenud mängumees ka juba ja 2 punkti ära me jutti võtnud, et Priit õpi, et tulevad ka sinu võrkpalli jätked siis. Loodame. Eks oleks vaja mõni lisakilo veel alla võtta. Ja mis sa teed linnas hea elu peal ka ja raskem? No mitte päris. Nii, aga Pärnakad ründamas ja Pulk lööb 8 plokki auti. 9-6. Väike vahe on sees, aga võiks seal nüüd kinni võtta mänguliselt, kui mängu juurde tagasi tulla. Kui mängupilti vaadates ja võrreldasin esimest game'i, siis Järvamaa on muutuse läbi teinud, et vastuvõtt on sips paranenud ja suudetud palja ka korralikus rünnakuks mängida. Nii, Pulk ründab ja ründab auti. 7-9. Ja vastuvõtt on natuke paremaks läinud ja Pärnu poole pealt on muidugi see vastuvõtt kehemaks läinud, et kui me vaatame nüüd teise game'i. 7-9, Keiro Vantsi, meie sidemängija. Valeri Palling, Kõresaar, tõste, Kõresaar ise ründab, suudame palli üles tuua. Nüüd Virko Vantsi. Raske pall, aga leidis koha, et peab ütlema, et Virko praegu veab seda vankrip meile, et taaskord nagu ilus vaadata, et ei lähe jõuga raiuma, vaid leiab selle tühja koha, et hästi mängitud. Ja seis on 8-9, et 8-9 veel, aga loodetavasti suudame veel ühe punkti kohe napsata. Keiro Vantsi planeerib Palling, Kõresaar, tõste rünnakult Tammeoks. Nii, suudame palli üle toimetada. Järve külg, tõste oi ja ühene plokk ette Tammemäele. Priimägi hästi jättis ette ennast, et Tammemäe pikk poiss üle Priime ploki lööma, mitte niimoodi sisse. Aga liiga trossi pealt tahtis lüüa, et aga 9-9 võtab Pärnu esimene timeout'i, et tundub, et see esimene game uinutas ära ja praegu meil täitsa võimalus. Ja nagu näha, et Aavo Keel on siin natukene üht-teist meestele öelda, et oma tavapärases olukorras mitte rahulikult pingi peal, vaid juba püsti närviliselt ja teeb ka kõvemat häält, et usun, et Aavo poolt sellised leebed sõnud ei tule, et jah, et kui siin vaadata nüüd, siis tundus, et eelkõige rääkis ta poja Markusega siin. Nii 9-9, mehed tulevad tagasi platsile. Aavo Keele pojad on ju kõik kõva kooli saanud, et ega lihtne pole neil, ma usun. Aga mängumehed on neist kõigist saanud. Nii, aga siis meie poolt Keiro Vantsi servimas. Valeri Palling Kõresaare peale. Tõste Kõresaar ründab, 2 plokk ees. Pärnu saab uue rünnaku. Tõste taas Kõresaar, taas 2 plokk ja ei. 30 aastat vanust peaks juba mõistus olema, aga ei. Läks ikka selle 2 ploki vastu lööma ja sain kõrvetada. 10-9 Järvamaa juhtimas. Täpsustuseks Järvamaa on saanud 4 punkti jutti, et 6-9 pealt hakati tulema. Keiro Vantsi planeerib Palling. Pärnu saab kätte. Pulk tõste Pulgale
kolmene plokk ees, aga kahjuks see plokk vajus alla ja pall jäi ploki ja võrgu vahele. Punkt Pärnule 10-10. Kõresaar nüüd servimas. Kõresaar on eksinud, nüüd ilusti plokki lõi ka, et loodame jah, et enesekindlus on kõikuma löönud. Alo Lenget ei saatnud. Vastu, aga ebaõnnestunult ja Timo Tammemaa saab lihtsa punkti lüüa meile. Nüüd ei tohi sükest nii-öelda auku sisse jätta, et me oleme see game ambaid näidanud, et võiks neid edasi näidata ja siit ikka ühe game'i ära napsata, kui mitte 2 ja 3, et aga game'i võite veel kaugele ja Kõresaar uuesti servimas. Nii tugev löök, aga auti seda korda ja 11-11. Tundub, et Pärnu mehed on ikka uimasemad kui esimene game, et aga meie mehed on kindlamalt näidanud ka üles ja otsustavamalt, et leidnud need kohad, et Keiro Vantsi siis servimas ja tuleb hüppelt tugev serv. Nii ja serv hästi käes ja pulk lööb. Mesila vastu, aga suudame õnneks palli üle toimetada. Nii ja Raadik lükkab keskele meil käes kehvalt, aga taas suudame palli üle toimetada, rünnakut pole veel üles suutnud ehitada. Nii, nüüd on meie võimalus rünnata. Keiro Vantsi tõstab Õue Kallasele. Õuekat lööb ära, et väga hea, no, väga vajalik punkt, et võitluslik, et siin näitasime head meeskonnatööd, et mõlema poole pealt eksimisi, aga Õuekat lõi ilusti nii-öelda plokk hakkas langema ja üle kerge tonks taha joone peale. Ei, töövõit, et tõesti 2 korda ju pall lihtsalt toimetati üle ja siis, kui tekkis võimalus rünnata. Hea, et Mesile jäi selle pulgalöögil ette, et aga hea tugev serv ja aga ilusti käes ja pulk saab tühja võrgu pealt praegu lüüa ja aga Mesila natukene ei suutnud ja tundus natuke laisad, need olid ka need liigutused, et tegelikkuses noor mees võiks väga kiirem liigutada ennast. Jah, et väledam mees oleks tegelikult jõudnud küll sealt võrgu alt läbi. Praegu oli see viga ikkagi, et ei saadud pulk lõi tühja võrgu pealt. Kahjuks meil kordust ei näeb, meil on siin ekraan, mis ei tööta, nii kui me mõnikord eksime korduse kommenteerimisel, siis andke meil andeks. Aga Õuekas lööb, et raske pall, et nii, nüüd saab Pärnu kätte, tõste, Raadik ründab, kahene plokk ees. Kahesse plokki ja väga hea. Raadik küll kiidab Markus Keelt hea tõste eest, aga enda oskused jätsid soovida. 13-12 ja Roome juhib. Ilusti priime plokki, et hästi sätitud ja on mängu moodi juba. On. Tuleks see nüüd hammustaks selle punktiga ära, Priimegi. Nii ilusti käes Pärnakatel ja Raadik lööb ja üle ploki puute, et Priimegi saanud ilusti üles, et oli küll palli ees, aga oli üsna kõva löök. 13-13. Nii Markus Keel servimas, on oodata planeeriva pallingut siit. Aga nagu esimeses game'is mäletame, esimesed 6 punkti tulid seal. Sai Jutti servida. Nii, Õue Kallas natuke ebaõnnestunud oli see tõste ja nii. Ei, tuleb taas Pärnu rünnak. Keel tõstab, Kõresaar tuleb, aga nüüd on meie võimalus. Tõste, Õue Kallas, kahene plokk ees, pikk palli vahetus. Keiro Vantsi, taas Õue Kallas. Jääb maano. Vanad kolleegid. Pärnu võistkonnas kavaldas niimoodi jälle Õue Kallas. See oli kaunis. Ja mis sa teed, kui jõudu pole, aga siis tuleb ju mõistusega neid asju teha, nagu sa tead. Ja paistab, et avakeele sai ka hing täis ja tegi vahetuse. Platsile tuli siis Gilbert Bergstein. Võid see pulk välja mõtlema natukeseks, et nii, Mesile eksib, et kaugelt üle. Ai. Ei ole poisil veel närvikava päris paigas. Oleks tohtinud seda eksimust lubada. Aga pole midagi, 14-14 ja mäng on hoos. Raadik. Ja Raadik. Ei. Kui vaadata siin statistikat, siis on Raadik ja Pulk on see, kes veavad Pärnu võistkonda, mõlemad toonud siis 4 punkti. Ja meie poolt siis on Õue Kallas 3 punktiga ja ülejäänud niimoodi 1-2 punkti, et on ära jaotunud ühtluselt, et nüüd seisul 15-14 Pärnu juhtimas ja Raadik
teistkordselt servimas, tugev serv, Alo Lengert, tõeste, Õue Kallas. Natuke alla läks, aga õnne oli, ei olnud, tuli meie poole peale. Ei olnud jah, ja 16-14, et lähme teises skeemis teisele tehnilisele timeoutile. Sparta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Oleme tagasi eetris, seisul 16-14, Pärnu juhtimas ja Raadik jätkab servimist, 3. serv järjest. See tuleb hüppelt kõva serv ja oli pärnakatel õnne, tõid selle ära, et meil servi vastu ei õnnestunud, aga Õuekas jälle lööb, aga üheses lööb ilus, mitte ühesse plokki, vaid plokki, et ei olnud meil õnne, praegu pärnakad tõid nagu nibin-nabin üle selle. Bergstein siin jah, tegelikult ikkagi ühene plokk ja kui Õue Kallas siin tegi mitu väga kaunist liigutust, siis seda korda nüüd eksis taas ühese ploki vastu. 17-14, et Pärnu on rebinud ette 3 punktiga ja on teinud spurdi juba. Nii nagu esimest. Ja Mesila lööb täiesti plokki sisse, ta isegi... Aga veab. On õnne, et plokist auti. Vabandust, hakkasin juba ilma esmapillu tundus, et pani lihtsalt plokki ja aga õnneks läks auti, aga kuidagi loiult läheb lööma see Mesile seda, et praegu ka, et ta näeb, et kahene on ees, et võiks natukene rohkem suunata. Aga õnne oli meie poole peale 15-17, nüüd tõmme järgi võtta ja Õuekas servimas meie poolt. Õue Kallas, Järve külg raskustes vastuvõtuga, aga saavad rünnaku. Kõresaar ja plokki puutest läheb auti. Järjekordne punkt Pärnule ja seis on 18-15. Oleks nüüd vaja hädasti Järvamaal võtta siin 1-2 punkti kiiresti tagasi, et suudaks nii-öelda geimi lõppu ka pingeliseks teha. Jah, mängumehe punktid on tulemas, et aga Ruul eksib jah, et ei olnud võimalust, ta natuke kevalt ka peale tuli, et ei olnud hoogu sees ja sükene. Ütleme nii, et ei olnud nii hästi käes, et esimest tempot mängida, et esimest tempot mängida võib ikka palju ilusti käes olema. Aga Tamar Nassar siis Pärnu poole pealt servimas. Nii, Alo Lengert ilusti käes. Tõstab Mesilale plokki. Mirko Vantsi ja plokki puude, aga Pärnu saab ilusti kätte ja Kõresaar ründab kahene plokk ja ilusti mööda ja 20-15 ja +5 Pärnule, et väga lihtsalt on need viimased punktid tulnud ja tuleb ka time out. Et Villi Vantsi võtab siin mõttepausi, aga Pärnu vastu sellisest seisust tulla välja nüüd. Raske, Pärnakad on leidnud oma enesekindluse, mängu algus natuke puterdasid ja nii-öelda meie oma vigas ei teinud, aga nüüd on jah, enesekindlus on olemas ja meie poolt on niukest. Kuigi mängulisem on kindlasti seda ja me oleme vähem eksinud, et kuigi mida tähele pannud, et Raadiku servid on need, mis on toonud alati väikse vahe sisse, et nii nagu esimeses skeemis Raadik ladus sinna 1 ja 6 tsooni vahele, siis praegu oli ka, et ega ei olnud meil väga hästi käes. Paistab jah, ja kusjuures ega Raadiku serv ei ole sugugi nii hirmtugev jah, et aga ta ei peagi tugev olema, et see pall läheb laperdama ja kogu lugu, et ta pall hüppel planeeritud on ikkagi tugeva pool serv, aga raske tähtsad on, aga Nasseri serv ka lihtne pole. Paneerib Valling, Alo Lengert, tõeste Mesila ründab ja lööb nüüd Raadiku peaaegu pikali, 16-20. Lööb ilusti pikki piiri ja Raadikul rinna peale, et ei saa sealt käsi lahti. Ja Ruul servima siis.
Neeri Palling. Aga on õnne ja võrgust, aga pärnakad toovad jälle ära selle täiesti hämmastav õnneks meie blokk. Aga teist korda, et mehed saavad käed alla, et vaata, kui kiiresti mehed reageerivad. Ja Tammemäe ründab veel sealt. Ja vedas, et korralik blokk seekord oli ees kahene. Aga paistab, et nii Keiro kui Virko Vantsil oli samas ka kohtunikul midagi öelda. See oli blokis keegi või soe pall äkki teine, et võib-olla lahtine käsi alt. Nii Ruul servib. Ja Kõresaar ründab lenna pealt ilusti blokki, et Vantsi Priimägi ilusti ette sätitud. Nii, 18-20, et me peaaegu mäng tasa. Loodame, et tuleb see viik ja veel enam, et game'i võit, et Ruul servimas, et Ruulil on ka planeeriv serv, et loodame, et on ebameeldiv. Nii ja ei saa pärnakad hästi kätte. Rünnata pärnakad ei saa, nii meil on pall ilusti käes. Esimest tempot mängime, Priimägi lööb, maha jääb pall, nii segadus. Raadik ründab aga Raadik leiab koha ja ploki puude. Justkui tundus, et on meie omasem, aga palju üles see Raadik kolmese ploki ladvast lööb ära. 21-18. Nii ja Bergstein jätkab servimis siis, lätlane. Tõstab Virkole, Virko ründab ja läheb ploki ladvast auti 19-21, et pärnakad annavad võimaluse meile veel. Nii ja Keiro läheb nüüd servima. Käest tõste, Tammemaa ründab ja ründab resultatiivselt 22-19 pluss 3 Pärnule. Nüüd oli kavalalt niimoodi läbi ploki ja kedagi meil taga seal ei olnud, et siin on keeruline ka jõuda. Aga Kõresaar servimas. 19-22 meie poolt vaadatuna. Tugev serv, ilusti käes meil. Virko Vants ise lööma, aga kaesesse blokki muidugi peab ütlema, et Timo Tammemäe on üks pikimaid mängijaid meil 100 liigas või Eesti karikavõistlustel. 202 sentimeetri pikkust ja paistab, et need ka kämblad ei ole kõige lühemad. Sai õigesse kohta, aga üsna kiiresti liigub pika mehe kohta. Aga Kõresaar taas servimas 23-19 Pärnu poolt vaadatuna, et on tõelise mängumehe punktid. Raske serv. Keiro Vantsi tõstab Mesila, üritab anitada, aga ebaõnnestunud. Nüüd Raadik ründab, ühene bloks ja ära on võimalus rünnata. Tuleb. Nüüd on Pärnu, aga meie punkt, aga minna nüüd tagasi see, et kui me servi võtsime vastu, kõrge pall oli ja ma ei mõista, miks Keiro Vantsi seda alt tõstis, et tal oli aega, et näppudega tõsta, et sellised vead sidemängijad tegelikult ja ei saanud ka Mesila lüüa seda palli, et mitte mingisugust põhjust pole alt tõsta, et ikkagi tuleb ülevalt, et ei mõista lihtsalt vead. Tõesti, nii, Virko Vantsi tugev serv ja S-palling. 20-20. Kuigi pärnakad ka vaidlevad, et on väljas, aga 21-23. Kes meil joonekohtunikud on, et sa kui endine Paide linnapea peaksid igalt inimest nägupidi teama, et peaksid tänama. Üks mees on kindlasti siin Paide mees, et vana Heerese mängija on nüüd. Hannes, jah. Hannes Reinu Alberi. Tervitame ka teda, et raske töö tegemise puhul. Nii, aga pärnakad ründavad ja Timo Tammemäe meie blokki. Pärnust uus rünnak. Alo Engelt suudab kaitsest tuua palju ülesse. Mesila meie poolt ja otsis käsi, aga ei leidnud. Tahtis kätesse lüüa, aga 24-21, nii et väga raskes seisus on Järvamaa. Hädasti oleks nüüd seda punkti olnud aja, et 22-23 ja Timo Tammemäel on niisugune planeeriv serv minu meelest või õppis ta vahepeal siin suve jooksu. Üks mees siin me keegi õppis ära hüppelt servi. Ikka oli Tammemäe, kes selle hüppis ära, nii et nii, Alo saab kätte, tõste, Mesila ründab, aga kahene plokk ees ja punkt Pärnule, mis tähendab, et teine game lõpeb skooriga 25-21 ja kokku on skoor 2-0 Pärnule. Läheme vaatama reklaame. Käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja.
mis nõu mina talle ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Sparta, teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift. See on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda. Simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Tere tulemast tagasi, oleme E-Piima spordihallis ja Järvamaa Pärnu mängivad siin võrkpalli täna. Tegemist on Eesti karikavõistluste poolfinaaliga ja esimese mänguga. Mängu kommenteerivad Priit Värk ja minu kõrval on Rait Pihelgas. Tere head võrkpallisõbrad siis. Loodame, et keegi pole arvuti tagant või teleka tagant ära läinud, et kes arvutist ei viitsi vaadata, siis mina avastasin, et on ka selline uhke telekast osta, kus on nuti TV peal, siis tegelikult on see nii hübriid TV, kus on, kui interneti järgi telekal on, siis Delfi TV on täitsa olemas ja täitsa mugav vaadata, et ei pea nii-öelda arvutis põrnitsema seda pilti. Priit, sina ka kindlasti kui vana tehnikamees ja malemees peaksid ju oskama vaatajaid aidata. Päris aus olen, siis ma pole aastaid telekat vaadanud praktiliselt, nii et sellest maailmas olen võõras. Nii. Aga Pärnu rünnak ja esimene punkt tuleb läbi Raadiku käe 1-0. Et kui esimene game oli kohutav Järvamaa vaatenurgas, siis teine game oli väga võitluslik, aga kaotasime napilt 21-25. Loodame, et nüüd kolmas game on see, kus alles saame ennast käima, aga game'i algus on olnud raske 0-2 ja nüüd eksib Alo Lengert siin platsi tunnetusega. Loodame, et teine game oli ju soojendus sellele, mis hakkab tulema. Esimene oli aga oi, ka nüüd Virko Vantsi siin vastuvõtul täitsa roostes, et 0-3. On natuke vastupidist alganud see mäng, see game kui eelmine. Aga kui me vaatame eelmise game'i numbreid. Kahjuks meenutab esimest game'i. Ma esimest ei meenutaks, sest seal pole midagi meenutada. Game'i algust tahtsin öelda, et seal oli 0-6, et nüüd on 0-3. Aga nii palju on üle, Pärnu rünnak. Ja 4-0. Kui vaatame eelmise game'i numbrite poole peale, siis Pärnu poole peal kõige rohkem punkte on ikkagi Andrus Raadik toonud ja oli ka mängupildis näha tegelikult serv ebameeldiv ja lahendas hästi palju rünnakuid ära ja meie poole pealt kõige resultatiivsem on olnud Virko Vantsi 5 punktiga eelmises game'is ja Roomet Priimägi 4-ga siis toetamas, et vastuvõttu poole pealt on Pärnu ka meist parem olnud ja üldistatistiline numbrid on nii, et Pärnu on igas elemendis natukene parem. Mis oli ka arvata, aga eelmise game'i juba näitasime päris hästi hambaid, et mida võiksime jälle parandada, on meil servi vastuvõtt, et kuigi kui need numbrid nüüd õiged on, siis näitab ka seda, et Pärnakad seda 21% väga hästi vastu ja me 15%, et aga tundub, et võib statistikast on mingit anomaaliat ka sees täna. Saame palli kätte, tuleb siin raske tõste, aga Ruul näitab jõudu ja 1-4. Paneb oma kehakaalu maksma, nii et 2 mehe vastu, nii et Taara linna poiss ikkagi tugev poiss, et ei ole niisama, et siin Pärnu linna poisid, et ei ole siin lükkas ilusti ära. Paistab jah, et ema ja Kallaste peal on ikkagi rammu kogutud, nii aga Mesila servimas ja Pärnakat ilusti käes pall ja lätlane lööb, aga meie taas punkt meile, et 2-4, et
on natuke nüüd õnne olnud, et esiteks Ruuli puhul, et ei olnud tegelikult Keiro Vantsit korralikult tõsteta alla, aga suutis pärnakad maha suruda ja nüüd Keiro Vantsi ise siin vist isegi ei olnud plokist, et ta oli Bergstein lätlane teist korda niisugust kavalat lüket teeb, et ei lähe lööma, et kui näeb, et kehvalt ees on, et siis lükkab seda palli kuidagi, et nii aga Raadik siis ikka ründab. Alalengert saab kätte, tõste Mesila nüüd läks ka siin nagu pehmemalt lööma, aga ebaõnnestus. Ja nüüd lõi Raadik kavalalt plokist auti, et 5-2 Pärnu juhtimas +3-ga. Ja kui vaatame tervikuna, kes siis kõige rohkem punkti toonud on, Raadik on terve game'i peaaegu ära teinud 17 ja meie poolt siis on Õue Kallas 6 punkti toonud kogu mängu peale. Ja Raadik ise ka servimas, et täna on näidanud, et ta servid on ebameeldivad. Jälle on natuke arusaamatust, et Mesila ründab ja pall jääb mängu. Kõresaari lööb plokist, jõuab alo alla. Virko Vantsi oli see ja Mesila lööb ja lööb trossi. Eks see on emotsionaalselt ka keeruline, kui siin Virko Vantsi tegi niisuguse hüppe toob ära, aga päästab palli ja siis Mesila niisuguse lohaka löögi keset võrku. Praegu tundub ikkagi seda, et diagonaali peal on nagu nõrk meile, et Virko katab nagu ära, et oleks teistsugust Virko Vantsit veel vaja või sama stabiilselt, et praegu Mesila on ebastabiilne terve see hooaeg olnud, et see on kurb muidugi, et tal on füüsiliselt eelist olemas kõik. Ja kui tal on hea päev, siis ta ka mängib, aga täna jääb sellest puudu, et praegu nii kui on see asetus, et Virko Vantsi on tagaliinis, siis sealt tuleb tagasilöögid meil. Nõus sinuga. Õue Kallas, planeerib Alling, Kõresaar, Keel, tõste ja Bergstein ründab ja ründab auti. Nii, aga skoor on 4-6 ja Järvam on täitsa mängus, et kui siin game'i algus oli 0-4 lausa, siis on korralikult mängus. Tuleme tagasi, ei ole midagi teha. Nii, aga jälle pallitürukutel natuke segadust. Õuekas meie poolt servimas. No loodame, et me ühe game'i võtame ära siin, et Pärnus on ikka väga raske neid pärnakaid võitu, kui me võidust üldsegi räägime, aga nüüd väga ilusti mängitud ja Harri Palmar lööb ilusti ära, et pall hästi käes ja tõesti kaunid mängitud, ei oska ühtegi halba sõna öelda. Jah, Harri Palmar tagasi siis mängu tulnud siin kolmandas game'is Nasseri asemel. Mängib siis nii-öelda jälle see sama koostis pärnakatel, kes alustasid mängu. Nii ja meil natuke ja Virko Vantsi pani nüüd trossi, et pall kukkus tegelikult juba alla, aga lähme esimese tehnilise pausile ja vaatame, mida siis head on võimalik osta. Ja, kohtumisel. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii siis aitäh tantsurukutele, et siin vaatasime, et on ka kolleege tantsimas, et Kareda valla, mitte lihtsalt sekretär, vaid vallasekretär on tantsimas, et Priit, sina kui endine linnapea kindlasti oleks võinud ka siuksed kenad tüdrukud olla ka Paide linna juures. No jah, erinevalt sinust, siis mina ikka valin töötajaid kompetentsi järgi, mitte ainult välimuse järgi. Ja kahjuks meil Amblas on kõik kompetentsed, aga Priit ei kahtlegi selles. On tunda, et oled ikka vana poliitiku saanud, et sõnaosav endiselt hea on näha, et sa Tallinnas pole roosti läinud, et kuigi sa väidad, et sa poliitikavaatleja, aga loodame, et Priit Värk naaseb ka suurde poliitikasse. Tagasi võrkpalli juurde. Ja Ruul meie poolt siis servimas. Ja vaadake seda stiili. Imeline ja sees. Ei, kahjuks mitte. Annes muidugi, võib-olla Annes oli prill natuke udune. Pärast tuleb väike märkus teha siin. Natuke tutistada, kuigi ega siin neid juukseid palju pole, millest kinni haarata. Pärnu jätkab servimist.
Alol peaaegu käes. Järve külg. Tuleb siin anitades, Alo suudab palli üles tuua. Soe pall. Ai. Tegelikult selles momendis on niimoodi, et kui sidemängija ei saa sõsta, siis on üldjuhul lepitud kokku, et esimene tempo tõstab, et praegu Virko läks liiga ahneb peale sinna, et alati võiks lihtsamalt seda tõsta ära Google, nii et soe palliga annab lihtsa punkti ära, aga 5-10 meie poolt vaatame ja Bergstein lööb võrku õnneks. 6-10. No nüüd oleks kiiresti vaja 2 punkti juurde, et saaks selle vahe 2 punkti peale. Hetkel ikkagi -4. Keiro Vantsi meie poolt servimas, et planeeriv palling on täna olnud enamasti, kuigi suudab ka tugevalt servida. Raadik ründab, kahene plokk ees, aga plokist auti. Tugev löök ka, et pole ka Priimägi leidnud seda hoogu, mis oli eelmine hooaeg, et siin hooaja keskel, põhihooaja keskel oli veel plokikuninga staatuses. Aga Kõresaar servimas pärnakate poole pealt. Ja tugev serv, Alol ilusti käes. Vesila ründab ja kahene plokk korralikult ees ja ei mingit võimalust. Tõste ikkagi madalaks kui kordusest näha, et seal või kiireks läheb, et teil ei olnud kuhugi sealt lüüa, et liiga võrgu äärde, et peab Priit panema ikka dressi selga ja mine aita mehed välja. Peab küll. Vaja siis võib-olla isegi aluspükstega platsile ronima. Nii ka Kõresaar taas servima, selle pauti õnneks meie õnneks ja 7-12, et nüüd peaks natukene pingutama, et saaks järgi, et muidu see 3-0 on nagu kuidagi mannetu. Aga Virko Vantsi servimas ja usun, et Villi Vantsi on andnud selged juhised, et tuleb kõvad servi panna, et ega Pärnu vastu mingi lihtsa serviga siin ei saa, et saavad ilusti kätte ja löövad esimest tempost maha. 7-12 ja Virko läheb tugevalt lööma. Kõresaar saab kätte tõsta ja keelilt ja tuli tempo rünnak, aga suutsime kaitses palli. Nii, taas Pärnu rünnak. Raadik ja lööb joont ja Keiro Vantsi ei suuda reageerida, et liigagi tugev löök ja liiga kiire. 13-7 juba +6 Pärnule. Ja seni on kõik läinud nii, nagu Aavo Keel on soovinud. Härra Nassar. Keiro Vantsi tõstab. Õue Kallas. Pärnu suudab palli üles tuua, tuleb rünnak. Ja eksib Keel. Nüüd soe pall. 8-13 väike lootus on. Priimägi meie poolt servima. Priimäel on kaval planeeriv palling. Tõenäoliselt sihib siin nüüd Kõresaart. Raadikule. Priimult hea kaitse, õuekas ründab ja kaval löök kätest auti. Rõõm on näha ikkagi vanameistrid niisugused mittestandardseid liigutusi tegemas, et vaata seda lüket, et on kogemust ja on ka niisugust mängijatarkust ja tõi raskes seisus punkti meile 9-13. Tuleme nii-öelda Teo sammul järgi. Priimägi. Kõresaar nüüd laksatab. Nüüd täiesti plokki üles, et ma uskusin, et teevad paipi, et hästi oli käes, aga tühja võrgu pealt Ardo Kõresaar, et ei mingit raskust, et seal viga lüüa on isegi Priit Sinaks ära löönud selle. See on liiga optimistlik minu võimetes, aga aitäh. Nii ka meie raskustes ja õuekas päästab. Ja nüüd siuke pool madal tõste. Raadik ei saanud lüüa, aga õuekas jälle meie poolt, aga kolmene plokk ees, et midagi teha polnud. 15-9 ja -6. Raske tõesti. Pärnu on ikka igas elemendis meist üle, et midagi teha pole. Et võrkpallis on see vahe ikkagi väga lihtne välja tulemas ja see ei ole jalgpall, kui see üllatusvõite tuleb lihtsalt. Et tõsi ta on. Õnnel siin mängus on vähe tegemist. Nii ja nüüd jääb Keiro Vantsi ette, et õuekas seda lüüa lükkab keskele ja tuleb jälle mängib paipi ja ruuli näppudest läheb auti. 16-9 ja lähme kolmandas game'is teisele tehnilisele time-outile. Kohtumiseni.
uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Nii, head võlkpallisõbrad, oleme tagasi. Kolmas game 9-16 Järva poolt vaadatud ja Markus Keel servimas Pärnu poole pealt. 2-0 on siis Pärnu juhtimas mängu. Oleme raskes seisus karika poolfinaalis. Planeerib Alling, Alo Lengert. Tuleb siin tõste, Mesila ründab, Pärnu saab palli kätte, Järvekülg tõstab. Raadik ründab ja läheb siin Keiro Vantsi kaitsest auti. Ei olnud midagi teha, Raadik lõi raske palli ära, aga 17-9 nüüd Kõresaar lausa kätega pühib meil Paidesaali põrandat. Ma usun, et selle väikse ruutmeetri võib müüa tulevikus maha kalli rahaga. Nii, aga Mesila lööb taas kord, jas midagi öelda, et kaene plokk ees ja täna ta võib-olla sealt mõne on ära löönud. Paistab, et ainult see teine game oli selline helge hetk, et nüüd kolmas game taas. Et nii logiseb nii rünnak, logiseb ka vastuvõtt. Ja vahe on kahekordne, 9-18, et paistab. Võiks ju vanameistri sisse panna, et... Ja Ilmar Mõttus tahaks ma tõesti näha platsile. Praegu on tõesti nutune seis. No, nii nagu me enne ütlesin, et ega võrkpallis statistiliselt, kui me vaatame, igas elemendis on praegu Pärnu meist üle ja tuleb leppida sellega, mis täna on. Virko Vantsi võiks tegelikult ka noore mängumehe Karl Lillese platsile panna, kes on siis sidemängija. Lihtsalt sellepärast, et... Kogemust saada, lihtsalt kogemust ega... 19 aastat vana, et... Neid mänge ju tegelikult Pärnu vastu karikamängudes võiks ju praegu lasta noortel mängida, aga läheme mängu juurde, nii Markus Keel servimas ja meie oma tugisid servi lihtsalt tagasi ja ei saanud kätte ja... Bergstein lööb. Tundub, et Indrek Pulka hoitakse millekski, et praegu ta väljakul pole, et... Muidugi Pärnakate pink on muljet avaldav, et sinna nurka vaatad siis ega... Tõenäoliselt igas teises meeskonnas oleksid kõik siin... Põhikuuiku mehed, no. Just nii. Nii, aga Mesila eksib ja Mesila numbreid vaatame siis... Statistiliselt, et mis ta... Nii, Andrus Raadik. Meeskonnas number 1. Servib Õuekallas, korralik kätte tõste. Ruul lündab ja... Mesila on täpselt nii-öelda nulli peal, et kasutegur, et miinuses ei ole, aga raske. Või vabandust, et uuendasime andmed, tegelikult on -2 Mesilal, et... Keiro Vantsi. Ja lükkab praegu kavalalt tagasi. Oli see Bergstein või Palmar nüüd, aga punkt Pärnule. Seis on 21-10, et ei saaks enam öelda isegi, et mängumehe punktid, et paistab, et see... Viimistlus. Jah, see laev on juba sadamasse jõudmas. Järve mäng on siis Pärnus. No enne seda on veel 100 liiga mängud Lätis, aga jah. Täiesti ebaõnnestub omavahel. Vantsi ja Ruul ei kommunikeeri, et korduskohtumine on ikka Pärnus. Pärnus jah, nagu ma enne ütlesin, siis 9. detsembril saate Pärnu Rabahalli minna. Ja muidugi kõik Paide fännid, kes kaasa elavad läbi Delfi TV täna, et kutsutakse kaasa ka Läti turneerilt, on veel vabu kohti. Jah, minge julgelt kaasa, et... Raadik eksib ikkagi päris huvitavalt, et... Aga on vabu kohti ja hoolimata sellest raskest hooaja algusest peame ikkagi Järvamaad toetama ja loodame, et see hooaeg võtab nii-öelda kannapöörde, et ega selg on vastu seina, kui mitte läbi seina ja põranda juba, et 100 liigast tuleb igal lähiajal võit võtta, siin ei jää mingi muud varianti üle. Jah, ja nii-öelda reisil lõunariiki, siis seal on lisaks võrkpallile ka kindlasti hulgaliselt meelelahutust. Kahjuks ise küll ei saa minna, aga seal on ka teisi lõbusaid inimesi.
12-22. Sa ju käisid ka korvpalli EM-turniiril käisid ju Riias ja neid jutte kahjuks ei kannata läbi Delfi TV rääkida, aga neid lugusid, mida Priit seal korraldas, on ilusad olid ja oli meeldiv. Oli kogemus, kahju, et küll Eesti edasi ei pääsenud korvpalli EM-ilt, aga Riia oli super. 23-12 meie poolt. Tagant poolt vaadatuna, ainult 12 punkti saanud see game ja nagu näha, siis Pärnu meestel siin on nägu naerule, et Tamar Nasser siin pole vist nii nagu Pärnus rannas oleks juba. Suunurgad ikka nii taeva poolega vähegi võimalik. Palmar servib. Alol ilusti käes. Mirko Vantsi lööb, tõste jäi lühikeseks. Nii Bergstein lööb palli üle. Järvama võimalus, tõste Mirko Vantsi. Ja lööb auti blokistud. 13-23. Nüüd on küll imet vaja siit ära tulla, aga mõne ilusa punkti võiks ju meile näidata, et fännid niisama ei tulnud ju lihtsalt mannetud mängu vaatama, et teine game andis natuke lootust. Aga ikkagi suur au fännidele, et ikkagi kui me võtame teisi liigamänge ja vaatame siin, kui mängivad suured Selver ja TTÜ või teised, et ikkagi tribüünid on väga tühjad, et meil Järva puhul võib seda öelda, et fännid on ikkagi kohal, et jah, et selles osas on liigas tehtud silmad ette kõigile, et fänne pealtvaatajaid on hulgaliselt. Nüüd tuleb teha see ka, et tuleb viimaselt kohalt tabeli keskpunkti rühkida. Jah, et nädalavahetusel Lätis, et võõrsil mängud, et on keeruline, aga Osolnieki peaks olema täiesti jõukohane. Mesile lööb väga ilusa punkti, et 14-24, 10 punkti vahe. Meie poolt servima Keiro Vantsi. Raske tole. Nii planeeriv serv ilusti käes ja Kõresaar lööb ja 25-14 siis esimene poolfinaal. Karikavõistlustel siis Pärnu võrkpalliklubile ja oli raske mäng meie poolt, et Pärnu oli igast elemendist üle ja teises game'is küll saime natukene vastu, aga kokkuvõttelt võib öelda, et Pärnu ikkagi on täna meie tabeli tipus ja meie allpool, et vahe oli tuntavalt näha. Loodame, et Läti turnee siis, mis on nädalavahetusel tulema, on meil edukam ja saame 100 liigasse nii-öelda silmad pähe. Kõigil fännidel on võimalik kaasa minna, on need kindlasti kasutali seda võimalust. Aga sõnajärg läheb kohe üle Priidule, kes läheb, üritab kätte saada Aavo Keele ja kommentaariks paar lauset selle mängu kohta, et Pärnu võrkpalliklubi peatreener Aavo Keel, et käisite hiljuti siin samas hallis, skoor oli sama. Kuidas tänast mängu võrdlete eelmise korraga? No ma arvan, et täna oli natukene võib-olla selline kindlam võit, et noh, ma arvan, teil on ju palju tööinimesi ja kes on päeval tööl, tähendab nädala sees ja noh, see on nagu võistkonnast teil näha, et aga vähemalt Järvamaa nagu püüab ja võitleb, et vaatamata seisule, mis on see 10-20 või on see 5-15, et ma täna ei märganud ühtegi sellist suures kaotusseisus ühtegi sellist Järvamaa olekut, et nad ei taha või nad ei püüa. Nad mängivad kõigest jõust ja täna meil õnnestus muidugi plokiga ja serviga hästi palju nagu paha teha, et teine game nii palju ei õnnestunud ja kohe oli mäng võrdsem. Möödunud kord kommenteerisid, et meeskond on nii väga ühtlane ja tänaseks on nagu kõik mehed paistab, et ka terveks saanud, et liigatabelis 100 liigas juhite, et kas on oodata veel nii-öelda meeskonna vormi tõusu? No ma nüüd ikkagi loodan, et me suudame nüüd kodus Järvamaa kah nii-öelda vähemalt kas just nüüd sama kindlalt, aga et me ikka karikafinaali tahame ikkagi väga-väga minna ja selleks ajaks, ma loodan, et Läti mängija on ka meil tagasi, kes käis põlveoperatsioonil. Täna kasutasin nagu võimalust, et Kardo Kõresaar on siin vähem mängida saanud. Andrus Raadikul muuseas esimeses mängus siin teie vastu juhtus nii-öelda varbalu murd.
et Raadik on vähe mängida saanud tänu sellele, et neid ma sain täna kasutada terve mängu ja ülejäänud meeste vahel siis jaotasin nii-öelda koormust, et Indrek Pulk mängis peaaegu poolteist geimi, Gilbert tuli tema asemele, et esimese tempomehed mängisid igaüks 2 geimi ja nii ta nagu läks, et ehk et me jah, täna ütleme niimoodi, me väga nagu ennast ei väsitanud ja need mehed, kes said rohkem platsil olla, et nendel oligi seda vaja. Aga suur tänu ja edu ka edaspidiseks. Nii, Järva meeskonna peatreener Vili Vantsi, et skoor oli sama, mis eelmine kord, kui Pärnuga kohtuti 0-3. Kuidas see võrdleb kahte mängu? Eks emotsioonid on värskemad ja siis tundub alati, et tänane mäng oli hullem, aga ega ma seda eelmist eriti ei mäleta. Et Aavo Keel ise kommenteeris siis nii-öelda tunnustavat, ütles Järva võrkpalliklubi kohta, et mehed hoolimata skoorist siis kogu aeg võitlevad, et kuidas ise esile tõstaksid mängijad? No eks meil see üks peaeesmärk täna oligi, et sai veel riietusumis räägitud ja proovisime sisendada, et ükstapuha, mis seis on. Et proovime pealtvaatajatele vähemalt näidata, et me võitleme ja teana natuke võib-olla õnnestus, et kui Aavo seda märkas, siis ise nagu ei pannud tähele. Natuke vaadates tulevikku, ehk siis tulevasel nädalavahetusel, et siis on sõit Lätisse 100 liiga mängud. Millised on ootused, kuidas kommenteerid ette? No, eks pealtvaatajad nägid täna, et ega meil logiseb igalt poolt. Loomulikult on siin teatud põhjused, et vastuvõtul me täna ikka kõrbesime täielikult. Alo Lengertilt viimati mängis ta platsi peal märtsikuus, et kuu aega ta nagu trenni saanud teha ja mees oli tahtmist täis ja valuväigistiga siin tuli, kohati tal õnnestus, üldplaanis loomulikult mitte. Mis puudutab nüüd sellel nädalal juba neid mänge, mis tulevad, siis sellise mänguga me muidugi ei võida kedagi. On pilt selge, et Pärnu on tugev küll, aga praegu oli siis ikkagi näha, et mängisid kaks erinevast klassist võistkonda. Et nii nõrkasi võistkondasi 100 liigas ei ole. Loodan, kui vastuvõtt paraneb, et ega rünnakul me seda rünnakuvõimsust on nii või naa napib, et me saame mängida head mängu ainult hea vastuvõtuga. Et kui me selles osakonnas natukenegi nüüd juurde suudame panna ja loodame, et nende lätlaste servid võib-olla nii stabiilsed ei ole, et lootma peab. Jah, loodame samuti, et Alo Lengert nüüd on vigastuses paranenud ja kogub ka vormikõvera nii-öelda tippu ja sellega seoses paraneb ka vastuvõtt. Aga edu siis järgmisteks mängudeks. Ja kõigile siis pealtvaatajalt suur tänu vaatamast ja loodetavasti jälgite siis Järva võrkpalliklubi mänge ka tuleval nädalavahetusel 100 liigas. Aitäh!